Tere! Täna on täpselt õige päev rääkida ülempreestrist. Tegelikult ma üritasin juba eile seda teha, aga salvestus katkes poole pealt ja mind katkestati. Ja ka täna hommikul oli mul takistusi ja nüüdseks ma olen siis aru saanud, miks oli seda tarvis, sest alates hetkest, kui mul tuli meelde, et mul on ka Osho kaardipakk, sain aru, et ma pean ka tema nii-öelda nendesse lugemistesse ja tõlgendamistesse kaasama. Ja lisan jällegi siia alla lingi, kuidas te saate siis oma isiklikke tarokaarte välja arvestada. Neid on tavaliselt inimestel 1–3 isegi võib-olla. Ja selleks on tarvis siis sünnipäeva, kuud ja aastat ja selles väikeses videos, mis ma siia alla lingin, on siis see õpetus kenasti olemas. Ja teine koht, kus siis nii-öelda enda tõlgendust vaadata, on siis edukuse kood, kui ta seal on siis esindatud. Tegelikult olen mina kogu oma numeroloogilise pentagrammi tarodega läbi analüüsinud ja see on hästi põnev. Aga alustame siis sellest, et missugune siis on see ülempreester Osho kaardipakis. Ja kui ma teile näitan, siis te näete musta kaarti, mille nimi on siis tühjus. Ehk siis see on selline sümboolne ja kuna ülempreester või hierofandiks teda ka kutsutakse, on õpetaja, hariduse, religiooni ja vaimse teekonna kaart, siis selleks, et sa saaksid ennast täita, on sul tarvis nii-öelda kõigepealt meel tühjaks teha. Ja Osho kaardipakis on üks kaart veel, mida mujal kaardipakkides ei ole. Ja minu jaoks on siis see ka natukene hierofandiga seotud, kuigi ma ei ole kuskilt lugenud, et seda saaks niimoodi seostada, aga ma tunnetan, et energia on sama ja selle kaardi nimi on siis meister. Ehk siis selleks, et meistriks saada, pead olema valmis tühja lehena vastu võtma infot ja seda seesmiselt töötlema. Kui nüüd traditsioonilisi kaardipakke vaadata, siis milline see ülempreester siis välja näeb? Et tavaliselt on ta siis punase rüüga vaimulik, kellel on käes kas võti või mõni muu sümbol, mis on siis religiooniga seotud. Ja jällegi näeme 2 sammast, aga samas need sambad ei ole enam must ja valge, vaid mõlemad on sellised hallid. Ka selle kaardipaki peal näeme samamoodi ja siin on ka võtmed esindatud. Nii et ja see punane rüü ja raamat on ka tarkuse sümbolina siin täitsa olemas. Ja ka selles kaardipakis on siis nii-öelda natukene ka mõnikord on see õnnistuseks käsi püsti siis tõstetud, et siin nendel 2 esimesel oli ka see õnnistav käsi. Ja siis on mul üks selline tore pakk ka, kus see hierofant on justkui kõrgemale tasandile tõusev trepp taevasse teadmiste ja algallika juurde. Ja mulle väga meeldib selle kaardi peal see, et siin on nagu see sisemine õndsus leitud ja naervat ülempreestrit, ma ei tea, mulle ei meenu, et mõnes teises kaardipakis oleks, et sellepärast on see nagu eriti sümpaatne mulle. Ülempreester on ka minu kaart, nii elutee, number 5 siis sümboliseerib, kui ka isiklik tarokaart. Mul on siis 14 esimene number ehk siis mõõdukus ja sealt edasi 1 + 4 on 5, on siis ülempreester. Tegemist on siis meessoost
õpetajaga energiliselt, energeetiliselt, meesenergiaga, mitte meessoost. Ärgem seda segi ajage. Et ma räägin kindlasti pärast ka, et kuidas ta nii-öelda naise isikukaardina on ja kuidas ta siis mehe isikukaardina on. Ja tähtkujudelt on ta siis, või päikesemärkidelt, olgem korrektsed, sümboliseerib ta siis sõnni. Nii. Ja mida see kaart siis endast kujutab? Ülempreester on tarkuse, traditsioonide ja vaimse ning materiaalse autoriteedi kaart. Kui see on inimese personaalne tarokaart, viitab see tugevale sisemisele kompassile ehk vajadusele mõista elu sügavamaid tähendusi ning rolle. Ja tema roll on olla lõpuks juhendaja ja õpetaja, aga samas ka elukestev õppimine. Erinevalt nüüd ülempreestrinnast, kes tegutseb peamiselt sisemaailmas ja intuitiivselt, on siis ülempreester materiaalsele maailmale lähemal, ehk siit tuleb jällegi see, et kui ülempreestrinna on siis nii-öelda naisenergia, siis ülempreester on siis meesenergia. Ta toob vaimse tarkuse praktilisse ellu. Ta esindab nii religiooni, ma ei taha sõna religioon kasutada, pigem siis vaimsus, sest religioonis sageli me tõlgendame ainult kitsa ühe usundiga seotud või ühe, kahe, kolme usundiga seotult ja see on nii-öelda väga piiritletud ja dogmades kinni tavaliselt see mõiste, et vaimsus on selline avatum mõiste, et ülempreester on kindlasti vaimsuse sümbol. Ja samas on ta ka maise autoriteedi sümbol, et ta on mentor, traditsioonide hoidja ja teadmiste jagaja. Ja tema elurollid on siis, nagu öeldud, veel kord kordan, õpetaja, koolitaja, liider, igasuguste gruppide juht, süsteemide looja, kogukondade hoidja, rühma identiteedi hoidja ja looja, edasikandja, mälu, ühiskondlik mälu, kõikide selliste organisatsioonidega seotub, mis on siis mälu või teadmiste kandjad, koolist kirikuni, traditsioonid, väärtused, õpetamine, õppimine, vaimne juhtimine, nõu andmine ja nii edasi. Et see kaart räägib süsteemides, mis annavad elule struktuuri ja tähenduse. Ja ta kutsub siis inimest õppima ja õpetama ja leidma oma koht suures tervikus. See on õpetaja ja õpilase tee. Üks ei saa ilma teiseta. Ei saa olla õpetajat ilma õpilaseta ja ka õpilane vajab õpetajat. Ülempreester esindab mõlemat. Ta on õpilane, kes õpib ja otsib tõde, aga samas on ka õpetaja, kes jagab ja juhendab. Kui tavaladumises see kaart välja ilmub, siis ta võib tähendada, et kas sa oled valmis midagi uut ja sügavamat õppima, oled midagi taibanud või siis oled juba ise selles rollis ja pead astuma samme, kus sa oled teiste suunaja. Põhiküsimus siis on, et kas ma olen valmis juhendamiseks või ise juhendama. Selle kaardi puhul tekkis mul tahtmine tuua sisse ka sellised isiksuse tüübid nagu introvert ja ekstravert. Et mulle tundub, et introvertne ja ekstravertne ülempreester on natukene siis erinevad. Et võib-olla kui see tõesti see Osho tühi kaart ongi see introvertne ülempreester, siis see ekstravertne naerev ülempreester võib-olla siis on selle kaardi peal esindatud. Nii, kui nüüd isiksuse tüüp on introvert, et kuidas siis see kaart toimib? Et selline inimene otsib sügavuti, mõtleb enne kui räägib. Eelistab vaikset tarkust ja mitte nähtavat autoriteeti. Seltskonnas on ta sageli pigem kuulaja rollis,
mitte siis nii-öelda kõva häälega teadmiste jagaja. Ja ta ei pruugi üldse välja juhina paista, aga inimesed usaldavad teda siis sügavuti. Et selline inimene siis käib sellist vaimset teed, et ta loeb, uurib, analüüsib, võib huvituda filosoofiast, psühholoogiast, esoteerikast, ta liigub aeglaselt, aga väga-väga sügavale. Et see on nagu tark raamatukogu hoidja või vaikne guru. Et tema sellise tüübi kõige suuremad väljakutsed on siis see, et või noh, tema vari on see, et ma tean, aga ma ei ütle. Et selline inimene võib jääda ainult õppima, mitte õpetama, aga ülempreester ei saa ainult õpilase rolli jääda. Ta ei saa tarkusi ainult endale hoida. Et kui ta kardab autoriteeti ja vastutust, siis ta ei täida oma elumissiooni. Ekstravertne ülempreester räägib, juhib ja õpetab aktiivselt. Ta on nähtaval positsioonil ühiskonnas ja ta naudib inimeste suunamist. Tema energia on mina jagan ja mina juhin. Ka sellisel ülempreestril võivad olla varjupooled, et ta võib hakata liiga palju rääkima ja liiga vähe kuulama. Või jääda dogmadesse kinni ja mitte edasi areneda. Või samastuda liiga tugevalt õpetaja rolliga või mõne religiooniga ja mitte näha avaramat pilti. Ja sellisel puhul peaks ta küsima, et ma küll õpetan, aga kas ma ka ise edasi kasvan ja arenen. Seekord otsustasin ka millegipärast mõelda selle peale, et milline laps on siis see, kelle kaardiks on ülempreester ehk milline siis lapsepõlves ta oli. Võib-olla siis sellepärast, et minu jaoks see lapsepõlv ja sisemise lapse töö on ka väga olulised ja olen selle peale palju mõelnud ja ennast selles kaardis ka väga palju ära tundnud. Ja see on üks kaarte, mis hakkab väga varakult siis avalduma, et kui tavaliselt ma lisan siia ka lingi, kus ma räägin nendest eluetappidest ja tippudest, et mis vanuses need tulevad ja kuidas siis seda arvutada, et kui tavaliselt seal nendes tippudes need kaardid aktiveeruvad ja see põhikaart võib olla siis alles seal teises või kolmandas tipus aktiveerub, siis tegelikult hierofanti on juba lapsena võimalik ära tunda. Et selline laps tunneb, no see on see vana hinge tunne, et ta tunneb ennast justkui natukene võõrana teiste keskel. Teised tunduvad talle võib-olla natukene lapsikud, sest teda huvitavad pigem nii-öelda elu suured küsimused kui lihtsalt olemine. Et küsimus, miks inimesed teevad nii, nagu nad teevad ja käituvad nii, nagu nad käituvad, et miks. See on siis tüüpiline ülempreestri lapse küsimus, mis jääb elukestvaks. Ta ei soovi reeglitele mitte lihtsalt alluda, ta tahab neid mõista ja kui mõni reegel ongi, noh, kuidas ma ütlen, mõttetu või noh, seda jälgitakse lihtsalt sellepärast, et nii on alati olnud, siis selle vastu tekib tal tõeline trigger, et ka ise olen seda tunnetanud, et mis mõttes, et alati on nii olnud. Ja miks ma pean siis seda jälgima? Noh, meenub üks lugu, et kes on Üksiku hundi siis Helle Vihmani kanalit jälginud, siis tema räägib ikka seda lugu, kuidas naine siis pani liha praadides, lõikab alati ühe siilu küljest ära ja mees ühel päeval siis küsib liha küljest. Ja mees ühel päeval siis küsib, et miks ta seda teeb. Ja tema ütles, et ei tea, et aga meie peres on alati nii tehtud. Ja siis otsustavad, et küsivad ema käest, et miks ta nii tegi. No tema ka täpselt ei teadnud, aga ta teadis, et tema ema alati nii tegi.
ja noh, õnneks see vanaema oli siis elus ja küsiti siis vanaema käest, et miks ta siis nii tegi ja tema ütles, et oh lapsekese, mul ei olnud suuremat panni, mul ei jäänud muud üle, kui ma pidin liha 2 tükis praadima. Väga paljud traditsioonid, süsteemid ja reeglid on täpselt sellised. Me täidame neid, aga me ei tea, millest on nad alguse saanud ja miks me neid üldse täidame ja tegelikult ei olegi neid vaja täita, kui on see suurem pann olemas ja elu on parem. Sageli on ülempreester lapsena tõsisem kui teised, mitte et ta ei naeraks, vaid ta süveneb ja ta mõtiskleb ja talle meeldib siis oma mõttemaailmaga kalduda. Ja selliseid lapsi leiab üsna tihti täiskasvanute omavahelisi jutte kuulamas. Sageli nad ei tahagi kaasa rääkida, nad tahavad lihtsalt täiskasvanute seltsis olla ja kuulata, millest nad räägivad. No minu lemmik oli vana-vanaema Ida, kelle juures ma eelkooliealisena, kui ta veel elas, võisin tunde istuda ja kuulata siis tema noorpõlve lugusid ja seda, kuidas siis vanal heal Eesti ajal elati. Ei olnud mina kuskilt mujalt sellist väljendit kuulnud, sest sügaval nõukogude ajal Eesti ajast lihtsalt ei räägitud, see ei olnud ohutu iga kord. Ja mingis mõttes me olime hingedena üksteisele toeks ja tundsime sellist sügavat lähedust, et ka tema vanainimesena ei olnud enam väga liikuv, ei olnud temaealisi enam väga palju elus, kes külas oleksid käinud ja minus leidis ta siis väga tänuliku kuulaja, kes siis alati küsis, miks nii oli, kuidas nii oli ja tõesti need suved, kui ma seal olin, neid suvesid kahjuks ei olnud väga palju, sest ta lahkus meie hulgast, kui ma olin 5-aastane ja või 6, täpselt ei mäletagi enam. Aga ma ikkagi mäletan neid koos oldud aegu. Nii, peredünaamika sellise lapse puhul kipub olema selline, et üldiselt teda kasvatatakse, üritatakse vähemalt kasvatada reeglite ja moraali järgi, et nii peab. Konflikt tekib siis, kui ei selgitata, miks peab ja eriti siis, kui ei osata põhjendada. Selline religioosne ja traditsiooniline keskkond võib talle sobida ainult siis, kui talle selgitatakse lahti, miks nii on. Ja üsna sageli võib selline laps võtta siis vastutava või targa rolli peres ja võib siis ka juhtuda situatsioone, kus ta justkui mingi aeg oma vanematele ka ise lapsevanema rollis peab olema, et need rollid lähevad vahetusse, mis ei ole siis tegelikult inimhinge arengule üldsegi hea ja võib haavasid hinge tekitada. Võib tekkida tunne, et ma ei ole piisav, sest ma ei ole see õige, hirm eksida, oma arvamuse allasurumine, sest teistele nii ei meeldi. Ja noh, kui ma nüüd enda elukäiku meenutan, siis noh, see oli vahetult enne kooli, kui mingil hetkel, kui noh, lapsena olin hästi avatud ja hästi jutukas, aga mingil hetkel noh, mis oli ka perekonna isiklike traditsioonidega seotud, surmadega ja nii edasi, ma lihtsalt tõmbusin hästi endasse sellepärast, et mitte teisi kurvastada ja vaidlema hakata, sest mis on õige ja mida mina tunnen, olid üsna sageli konfliktis. Ja siis ma jätsin selle nagu enda sisse. Alles hiljem arenguteele, enesearengu teele jõudes olen siis kõige sellega tegelenud. Ülempreester täiskasvanuna tuleb siis see energia välja täies mahus. Küps väljendus on see, kui ta lõpuks on leidnud oma väärtused, suudab nii õppida kui õpetada, ei ole jäik, vaid teadlik, ehk siis mitte ei mõista hukka, vaid mõistab. See on tark liider, kes ei suru, vaid suunab. Ja see elu ülesanne siis avardub täies mahus teises või kolmandas tipus,
Mina ise ka tunnetasin teises tipus 40-aastasena, kuidas nii-öelda need protsessid käivitusid ja kolmandas tipus ehk siis 49-aastaselt, kui ma oma luulekogu avaldasin, oli nii-öelda täisvõimsusesse see jõudnud. Sellisel juhul elu hakkab lihtsalt panema seda inimest olukordadesse, kus nii-öelda kõik jõuab ise õigel ajal temani, avanevad võimalused, ta avastab, et teised hakkavad tema käest nõu küsima. Ta peab tegema moraalseid otsuseid, võtma vastutuse. Ta ei saa seda rolli vältida, see roll tuleb temani ise. Kui aga areng on pooleli jäänud, siis ta võib täiskasvanuna olla pime süsteemi järgija või siis vastupidi, täielik süsteemide hülgamine, anarhia, ta on segaduses, ei tea, keda usaldada ja selline tagurpidi ülempreester siis võib ka seadusega pahuksisse sattuda. Nii. Ja kõige suuremad nii-öelda murrangu arenguetapid toimuvadki siis teises ja kolmandas faasis. Esimesse faasi jõudes on ta pigem veel reeglite järgija, õpetuste ja autoriteetide järgija. Teises tipus ta hakkab kahtlema, ta lagundab endas vanad süsteemid, ei usu enam kõike pimesi. Ja kolmas faas siis võrdub omaenda tõe loomise ja jagamisega, siis mis minul väljendus selle luulekogu avaldamisega. Nii, et kui kokku võtta, siis introvertne ülempreester kogub tarkust, ekstravertne jagab, parem on olla kuidagi seal kahe vahel balansis, nii koguda kui jagada. Lapsena õpib ta tunnetama seda, mis on õige ja täiskasvanuna siis otsustab, mis on päriselt tõde. Nüüd jõuame siis edukuse koodi juurde ja esimene number isiksus ehk siis sünni kuupäev 9 numbriks kokku taandatult. Et kui see on siis isiksuse seal positsioonil, siis selline inimene on tõenäoliselt selline, kelle poole siis teised pöörduvad. Et ta on selline loomulik autoriteet, mitte tingimata jõuline, aga usaldusväärne ja rahulik, väärtustab teadmisi, kogemusi, traditsioone, tunneb vajadust neid edasi anda, sageli võib olla sellistes rollides nagu õpetaja, mentor, juhendaja, vaimne liider, kogukonna hoidja. Kui selline inimene on tasakaalus, annab ta tarku ja toetavaid nõuandeid, aitab teistel kasvada, ühendab vaimsuse ja praktika ja varjupoolel võib ta dogmadesse kinni jääda, muutuda jäigaks, võimu kuritarvitamine, pimedalt traditsioone järgimine. Ja oluline küsimus on see, et kas mina juhin teisi teadlikult ja vastutustundlikult või hoian kinni vanadest mustritest, mis enam ei teeni. Ja sellise inimese elu õppetunnid või kõige suurim õppetund on õppida tasakaalustama traditsioone ja isiklikku tõde. Oluline on mõista, et reeglid süsteemis on toeks, kuid ei tohi muutuda piiranguks. Samuti tuleb õppida, keda ja mida usaldada nii iseenda sees kui ka välises maailmas. Mingil hetkel tuleb siis arenguprotsessis kindlasti väga palju informatsiooni ja seal orienteerumine peaks siis intuitsioonile tuginema ja sisemise tõe leidmise kaudu. Nii, edukuse koodi 3. number, ma ei tea, miks ma järjest ei räägi, mul millegipärast alati pärast isiksust tuleb tahtmine siis nii-öelda ametite numbrist ja töö ja raha ja eneseteostuse numbrist rääkida, mis on edukuse koodis 3, ehk siis kui ma liidan kokku sünniaasta numbrid ja
Kui siis edukuse koodi kolmas number on 5 ehk siis ülempreester, siis noh, sellised inimesed võivadki sõna otseses mõttes ka kirikuõpetajad või preestrid olla või lihtsalt kooliõpetajad, mentorid, aga nende hulgas on ka väga palju sotsiaaltöötajaid, teolooge, kogukonnajuhte, kasvatajaid, lasteaiaõpetajaid, vaimseid juhendajaid, psühholooge ja nii edasi. Et karjääri kontekstis viitab siis ülempreester sellele, et ta on tugev organisatsioonide juht ja arendaja, otsustusvõimeline, uute suundade ja kasvu genereerija. See on kaart, mis toetab õppimist, koolitusi, kursusi, professionaalset arengut ja rahalises mõttes viitab ta stabiilsusele, mis tuleb läbi struktureeritud ja läbimõeldud tegutsemise. Negatiivses või tagurpidi positsioonis kipub see inimene kulutama rohkem kui teenib ja peaks nii-öelda hoolega oma ressursse jälgima. Kui nüüd elude number on 5 ehk siis suhtlemist ja suhteid edukuse koodis peegeldab, siis suhetes on ülempreester pühendunud. Ta eelistab siduvat partnerlust, abielu või ametlikku liitu. Tema jaoks on tähtsad ühised väärtused ja üleüldse peab tingimata tema partneril olema siis maailmavaade, mis kas just täies mahus, vaid noh, ikka vähemalt suuremas osas siis kattub. Austust ja ausust nõuab siis selline suhe ja ka traditsioonidest lugupidamine, aga jällegi sellistest traditsioonidest, millel on mõte ja sügavam sõnum. Nii, vaimsus edukuse koodi teine number ehk siis sünnikuu kokku liites, kui on nüüd oktoober, november, detsember. Ülejäänud kuude puhul on lihtne, võtame lihtsalt selle kuu numbri ehk siis 5 saab olla siis, kui inimene maikuus sündinud. Ja sellisel vaimsel tasandil on ülempreester kindlasti siis teejuht. Ta aitab mõista elu sügavamaid seaduspärasusi ning juhatab sind kõrgema teadlikkuse poole. Ja ülempreester ühendab siis meelemõistuse ja vaimu, aidates jõuda siis tasakaalu ja selguse seisundisse. Jällegi filosoofia, vaimsus, erinevad vaimsuste koolkonnad on siis see tegevusala, millega ta tegeleb. Ja see energia ütleb, et ära leiuta kõike nullist, tarkus on juba sinu sees olemas. Ehk siis selline inimene oskab väga hästi noppides siit ja sealt teadmisi neid kokku panna. Ja noh, kuigi mul ei ole sünnikuu number 5, siis elude number tõenäoliselt seda mõjutab ja et mul ka personaalne isikukaart on ülempreester, siis ma tunnetan tõesti seda, et mõnikord on niimoodi, et see teadmine tuleb kilk killu haaval ja kui ma peaksin viitama, et kuidas ma seda tean või mismoodi, no kas või see tarokaartide tõlgendamine, et olles kuulanud erinevaid ladumisi, erinevaid raamatuid lugenud, erinevaid kaarteid ja pilte vaadanud lihtsalt ja ise tunnetanud, on peas loonud seosed ja kindel teadmine, kuidas siis neid tõlgendada. Nii, sellisele inimesele võib sobida meditatsiooni õppimine kindlas süsteemis, aga ütlen ka kohe ära, et kui seal edukuse koodis on kuskil ka 7 juures, et siis võib-olla tuleb natukene rohkem vaeva näha ja pingutada, et aru saada, et meditatsioon ei tähenda lihtsalt kaua ühe koha peal istumist, vaid keskendumist ja hetke tulemist ja mediteeriv võib olla ka mõni tegevus, minu pärast kas või nõude pesemine, et kui pea tühjaks saab ja sa keskendud ainult oma tegevusele, sellele, mida sa teed.
Ja sageli siis selline inimene siis jälgib mõnda õpetust või teed ja süveneb, et ta ei ole selline, et natuke siit, natuke sealt. Ähm, Pigem siiski nii-öelda elude numbriks satub see viis, et siis nemad kipuvad olema, tahmivad kõike ja tahavad ainult õppida ja ei suuda keskenduda, siis mulle tundub, et kui nii-öelda see vaimsuse positsioonis see viis on, et siis pigem selline inimene suudab süvitsi minna. Et eriti kui see vaimsus on ka tasakaalus, et siis ülempreester hoiab tasakaalus nii vaimsust kui ka praktilist poolt, teooriat ja kogemust, usku ja mõistmist ja mõistust. Kui vaimsus jääb ainult tunnetuse tasandile, siis see kipub hajuma. Ja kui jääb ainult reeglite tasandile, siis muutub selle tähendus tühjaks. Ülempreester peab nii tunnetuse kui ka reeglid ühendama ja looma siis ühe süsteemi. Vaimsus ei ole ülempreestri jaoks ainult kogemus, see on tee, mida ta peab järgima. See tee vajab struktuuri, nii õppimist, praktikat kui ka teiste õpetamist. See on järjepidev areng ja läbi traditsioonide, edasi antud teadmiste ja enesereflektsiooni siis jõutakse tõeni. Et see on kaart inimesest, kes õpib ja õpetab, mitte ainult ei tunne ja ei tunneta. Nii, kui nüüd tervisepositsiooni satub ehk edukuse koodi viimaseks numbriks ülempreester, siis see viitab kindlasti tasakaalu vajadusele, eriti vaimse ja emotsionaalse tervise valdkonnas. Ta julgustab otsima nõu ja tuge, kui seda vajatakse, mitte oma muredega üksi jääma, mis on sageli ka ülempreestri nii-öelda kalduvust käituda. Rutiini ja distsipliini olemasolu on väga tähtis. Tagurpidi kaardina võib ta tõesti viidata selgusele ja usaldamatusele, võib-olla ka kui ta tavalugemises välja tuleb, võib tähendada siis halba nõuannet või halba valementorit, keda ei tasu siis nii-öelda pimesi uskuda. Et sellised äärmuslikud uskumused ei ole siis soositud. Et ülempreestri roll on ikkagi vana aegunuid mustreid murda. Tervis tuleb siis korrast, teadlikkusest ja õigest juhendamisest. Ehk siis rutiin on oluline, uni, toitumine, liikumine. Siis tuleb õppida, uurida, küsida nõu ja tervise paranemine siis toimub süsteemse juhendamise abil. Et arstid, terapeudid, spetsialistid on need, kes aitavad ja nende juhiste siis järgimine. Kui see kaart tavaladumisel tuleb tervisega seoses välja, siis esita endale küsimused, kas ma kuulan õigeid inimesi, kas ma üldse küsin abi või püüan kõike ise lahendada ja jalgratast nullist leiutada. Nii, see kaart kindlasti ei toeta äärmuslikke dieete ega kiireid lahendusi. Pigem on stabiilne, rahulik, läbimõeldud lähenemine. Ja ülempreester toob fookusesse kindlasti ka selle, et saad seda, mida usud, ehk sinu dogmad tervise kohta, mida sa pimesi usud, võivad siis seda tervist ka mõjutada. Mõned näited. Ma pean alati olema tugev. Haige olla on nõrkus, me ei tohi puhata. Tüüpilised need dogmaatilised uskumused. Ema ei tohi kunagi haigeks jääda. Ema peab laste eest hoolitsema. Sellised uskumused võivad tekitada kroonilist stressi, viia keha pingesse, takistada paranemist, et tuleb siis nii-öelda oma sisemised reeglid paika panna ja mõelda, et ma ei pea mitte midagi tegema, mida ma ei taha. Ehk siis meenub Inga Longe üks
loeng, kus ta siis tõestas tõesti ka ära, et inimene on õnnelik siis, kui ta teeb, mida tahab. Ja see tähendab seda, et ta oskab igast tööst ja tegevusest rõõmu tunda. Et ka nõude pesemisest võib rõõmu tunda. Et noh, pange ennast olukorda, kui tulete koju ja laud on musti nõusid täis. Esimene reaktsioon on, ma ei taha, noh ära siis kohe tee. Aga ühel hetkel, kui seal laua peal enam söömiseks ruumi ei ole, siis tuleb see tahtmine ja soov ikkagi kõik ära pesta, laud korda teha ja seda tehes siis noh, tuleb see tunne või teadmine, et oi, küll on tore puhta laua taga olla, et ma tahan seda teha. Et mõnikord võib selliste pisikeste asjadega katsetada. Nii, et mida siis tervise kohta veel öelda? Kui ta tuleb nüüd tavaladumisest tagurpidi välja, võib ta viidata valele diagnoosile või eksitavale nõuandele. Ta võib siis viidata sellele, et oleks vajalik teist arvamust kuulata või hoopis sellele, et sa ise ei lähe abi otsima ega kuula kedagi. Et mõtle, kas probleem on süsteemis või sinu suhtumises sellesse. Nii et praktiline tõlgendus. Kui on tarvis, mine kohe spetsialisti juurde, ära lükka seda edasi. Vaata üle oma rutiinid, ära otsi kiireid lahendusi ja õpi seda, et keha tahab, et sa teda mõistaksid. Sinu tervis peegeldub sinu sisemist korda. Ja jäikus ja kaootilisus viib sind tasakaalust välja. Nii, ja enne kui Killa, tule siia. Kutsukene tunneb vist ennast jälle üksikuna. No, tule korraks ka kaadrisse, näita ennast. Nii, ja jällegi tuled siia natukene tubli kutsu. Ole siin, ära niutsu. Nii, lähme siis sümbolite juurde. Paavsti kroon, mida siis nii-öelda originaal kaardipakis me näeme, on siis püha kolmainsuse sümbol, vaimse autoriteedi sümbol. Piiskopi sau, see on see, mis tal käes on, siis 3 põiki latiga selline. Peaaegu igal kaardipakil on see esindatud, noh, välja arvatud siis sellel ja nendel natukene uuematel kaardipakkidel, mis on siis vaimse autoriteedi sümbol. Ja 3 ristiga kindlasti, et see maa, taevas ja vaimu ühendus, jällegi see just nagu kolmainsus. Nii, ja nagu ma välja tõin, siis väga paljudes kaardipakkides on tal just punane rüü seljas. Punane on siis selline tugev kohalolu materiaalses maailmas, elujõud, kaitse, kohalolu ja vaimsus ühe korraga. Ja siin ühe kaardipaki peal olid ka need ristatud võtmed kenasti näha. Ma vaatan siin originaal selle kaardi peal. Jah, siin all isegi on täiesti näha, siin on ka need ristatud võtmed siin päris all olemas. See on ligipääs nähtavale ja nähtamatule maailmale, et need võtmed on siis ülempreestril olemas. Ja see õnnistav žest, mida ta siis teeb käega, tõstetud käega, on tasakaal maise ja vaimse vahel. Mõnikord võib olla kaardi peal ka siis roosid ja liiliad. Minul siin sellist kaardipakki ei ole, aga ma tõesti olen näinud, kus need sümbolitena on olemas. No see on armastuse ja puhtuse sümbol. Liili on puhtuse sümbol. Valge liili on puhtuse ja süütuse sümbol. Ja punane otse loomulikult ja roosid siis armastus. Nii. Ülempreester mehena. Põhienergia siis sellise inimese puhul on loomulik autoriteet. Ta on süsteemi looja või hoidja, keegi, kellel on õigus öelda, kuidas asjad käivad. Ta ei pea isegi palju rääkima,
temas on vaikne kindlus, mis paneb siis teisi kuulama. Elus ja töös ta siis on organisaatori rollis, loob reegleid, töötab süsteemides, ta võib olla kõrge riigiametnik, kirikutegelane hariduses ja mujal. Ta on selline isafiguur ka väljaspool peret, et tihti tema identiteet on seotud rolli ja vaimsusega ja ka riigipea siis võib olla. Suhetes otsib selline mees lojaalsust ja stabiilsust, võib olla siis traditsioonide tulihingeline pooldaja, abielu kui väärtus kindlasti, tahab olla tugi ja suunaja perekonnas. Kui selline mees on nii-öelda miinustes või varjukülg sellel kaardil, siis ta võib muutuda liiga kontrollivaks, võib arvata, et tema teab teistest paremini, ei kuula teiste nõuandeid ja tal on raskusi oma emotsioonide avamisega. Juhina võib ta olla siis varjupoolel autoriteedi kuritarvitaja, jäik, mina olen ainukesena õige ja tean kõige paremini, ja teiste üle siis nii-öelda moraalse üleoleku tunde tundmine. Et selline klassikaline vari on patriarh, kes ei kuula mitte kedagi. Kui ülempreester on naine, siis naise puhul ei ole see energia nii väliselt autoriteetne, vaid pigem on see tarkuse kandja, väärtuste hoidja ja vaikne suunaja. Et ta ei pruugi domineerida, aga tema sõnal on kaalu. Ta õpetab, juhendab, toetab, loob tähendust ja sidusust peres ja kogukonnas. Võib olla see hingeline liim, mis hoiab süsteemi koos. Tema mõju on siis sügavam, kui siis välja paistab. Ja need on tavaliselt need, kuidas ma ütlen, kui see liim, mis pere või suguvõsa koos hoiab, et kes kannab edasi seda perekonna sügavat tarkust ja pärandilugusid. Suhetes otsib selline naine vaimsust ja väärtuslikku ühendust. Ta tahab partnerit, kellega koos kasvada ja võib olla see, kes hoiab suhte moraalset ja emotsionaalset suunda. Varjupoolel võib ta hakata õpetama ja targutama ja vinguma oma partneri kallal või siis vastupidi, olema vaikne alluv ja tegema täpselt nii, nagu abikaasa ütleb. Ja siit tulebki siis tema varjupool, enesetõe allasurumine, et olla õige teiste silmis, liiga suur kohanemine süsteemiga, sisemine konflikt selle vahel, mida ma päriselt usun või mida minult oodatakse. Et see on klassikaline hea tüdruku vari, kes järgib reeglid, aga kaotab siis iseenda. Nii peamine erinevus mees ja ülempreestri vahel on siis see, et mees loob ja esindab süsteemi, naine kannab ja tõlgendab süsteemi. Ehk mees on väline autoriteet ja naine on sisemise tarkuse looja ja kandja. Ja suurim õppetund mehele on siis õppida pehmust ja kuuluvust ja kuulumist kuhugi ringkonda. Naine peab õppima oma tõde välja ütlema. Nii, ja kui nüüd see teema kokku võtta, siis selle kaardi sügavam sõnum ongi siis tarkus ei ole ainult teadmine, vaid ka selle rakendamine. Sa oled siin, et õppida ja jagada ja juhtida, kuid seda tuleb teha teadlikult, mitte pimesi. See kaart tuletab meelde, et elu ei ole ainult individuaalne teekond, vaid ka osa suuremast süsteemist. Ja sinu ülesanne on leida tasakaal isikliku tõe ja kollektiivsete väärtuste vahel. Ehk siis täpselt see osa kaardipaki paar, meister ja siis hierofant, ehk siis selleks, et saada meistriks, pead sa alustama puhtalt lehelt.
Nii, ja tundub, et selle kaardi puhul on segajaid päris palju ja kutsu andis märku, et meil on aeg lõpetada. Jah, Killa, ma teen seda. Ja ma küll ei jõudnud kirjanikest rääkida, aga otsi üles Maria Underi video, kus ma siis räägin põhjalikumalt temast, sest tema kaardiks, nii nagu minulgi, on siis ülempreester. Nii et sealt saad põhjalikumat infot. Aitäh kuulamast ja järgmisel korral on eriti magus kaart, milleks on siis armastajad. Nägemist!